mõtlesin, et räägin paar sõna veel sellest Milgrami vist eksperimendist, et oli selline eksperiment, et inimesed pidid andma neid elektrišokke. Keegi siin on inimesed räägivad. Inimesed pidid andma elektrišokke õpilasele, kes vastas valesti. Aga see õpilane tegelikult oli näitleja ja ta vastas meelega valesti. Ja need elektrišokke vist päriselt ei olnud, aga ta teeskas, nagu ta oleks saanud. Ja taheti uurida lihtsalt, et kui kaugele inimesed valmis nende elektrišokkidega minema. Ja üks inimene ütles kohe eksperimendi alguses, tema ei osale. No siin võib öelda, et kas ta ratsionaalselt mõtles välja, et see on nagu väga selline eetiline eksperiment inimesi elektrišokkidega nagu kostitada. Või ta lihtsalt oli natuke liiga empaatiline, sest natuke särtsu anda, sa toodad kuivatist riided välja, saad ka natuke särtsu, et see nagu pole paha. Aga lihtsalt, kui sa hakkad kedagi piinama, siis on nagu teine minek. Nii et ma ei tea, kumb variant ta oli, aga üks inimene kohe alguses keeldus selles eksperimendis osalemast. Ja lõppkokkuvõttega, mis seal tuli niimoodi, et 65% inimestest läks välja lõpuni, kasutas selline, kui inimene väändas valudus seal ja karjus. Sest oli autoriteet kõrval, et kõik on korras, jätkake palun elektrišokkide andmisega. Ja 35% siis keeldus valdas sellel hetkel, kui inimene ütles, et tal on valu. Nii et ühesõnaga, nad ei nõus väikest särtsu tegema, eks ju, mis seal ikka, eks ju. Täiesti mõistlik võib-olla, aga kui piinamisest, kui nagu see katsenes ütleb, et tal on valus, siis enam ei anna. Ja sellega siis öelda, et 65% teeb kõike, mida autoriteet nagu heaks kiidab. See tegelikult, mis minu jaoks huvitav, miks ma seda mõttis, kus tahan teha, et umbes sarnane tulemus tuli meie, kui oli see koroona, see õlg alla värk. Et autoriteedi allumine, ei saa päris tegelikult öelda, et kõik, kes seda vedelikku tarvitasid, et sisse süstida, et on nagu autoriteedile alluvad, on mõned mõttes, et mul aga et ise nõusid selle järelduseni ja näiteks mõni üldiselt on nii vana ja võtab riski, et ta tahab võib-olla üksinda käia reisimas kuskil kohas, kus ei ole rahvast üldse. Ja need, kes ei võtnud seda vedelikku, mõned võisid alluda mingile muule autoriteedile, mingi alternatiivautoriteedile. Ja et päris nagu seda üks ühele ei saa, aga on huvitav, et sarnane jaotus. Väga huvitav. Miks ma sellest räägin, oli see, et kui ma käisin arsti juures, siis oli seal registratuuri ilmus vanapaar, selline kergelt lihtsameelse välimusega või selline uurima, millal saaks COVID-i vastu vaktsineerida. Ja ma üritasin näo hoida võimalikult sellise tüüne ja sellise rahuliku, sellepärast, et jah. Ja see on nagu nende valik ka ja see ei ole minu asi möliseda, mida nad tahavad. Aga mulle lihtsalt ei tundunud nende mõte väga mõistlik, aga jah, eks inimesed ise teavad. Et minu asi on vait olla, kui see inimesed seda tahavad. Jah. Nii. Aga olgu. Et jah, et sellepärast tahtsingi seda mõtiskust teha, et tundus, et väga kuidagi sarnane jaotus oli seal. 65%, jätke meelde, et 65% teeb kõike, mida autoriteet käsib. Ja 35% ei tee mingil hetkel. Mis tähendab seda, et suurem osa inimestest, keda me siin tänaval näeme, on lausohtlikud. Hirm võib seda tekkida. Aga mis teha? Okei, rohkem mõtiska.